Nüüd suundume aga Põhja-Tallinnasse vast valminud luksusliku Kalaranna kvartali lähedusse, ühte vanasse kivimajja, kuhu on end sisse seadnud alternatiivkunstnike ringkond. Selle hoone uksed on tegelikult avatud kõigile, kuid seni on kommuuni PR olnud praktiliselt olematu. Kristiina käis kohapeal ning tutvus ühe selle maja asukaga, Californiast pärit Steve'iga, kes oli lahkelt meile nõus tutvustama sealset elu ja loometööd. Siin mere ääres Noblessneri ja Südalinna vahel viimasel ajal palju ehitatakse, aga juba tänagi võib siit kandist leida tõenäoliselt kõige kallima hinnaga kinnisvara Tallinnas. Aga meie läheme hoopis siia 100 aasta vanusesse kivimajja, kus alates 2005. aastast kuni tänini tegutseb aktiivselt üks väga põnev kunstnike kommuun. Nagu ka tekst selle ukse kohal teatab, tegutseb siin galerii Metropol ja selle sildiga kogu kommuuni reklaam ka põhimõtteliselt piirdub. Mis selles majas täpsemalt toimub, kohe uurime välja. Meid võtab vastu maja üks elanikest Steve Vanoni, Californiast pärit kunstnik, kes kolis juba rohkem kui 10 aastat tagasi USA-st Tallinna loomelinnakusse. I like to watch Al Jazeera news, but I'm going to turn it off because I know it's your biggest competition. Yeah. How many people currently are living here? There's about 7 artists who have studios here. Steve on kätt proovinud pea kõigis ametites, mis vähegi loometegevuse alla kuuluvad, alates pillimängust lõpetades maalimisega. Ameerikas kohalike kunstnike ringkondades tegutsedes on ta kohtunud ka mitmete popkultuuri nimekate tähtedega, teiste seas Lee Ronaldo, Iggy Popi ja ka Andy Warholiga. I've never been into pride or being proud or any of that kind of stuff. I'm more interested into, for me, having my hands in some process, doing something creative at the moment, whatever I'm working on at the moment. That's what I'm really interested in. Doing new work, producing stuff, keeps my mind, alive and interested. Enda eluruumi vana kalamaja hoones on Steve kujundanud New Yorgi loftide eeskujul 2-tasandiliseks. Elu jooksul on ta elanud paljudes ladudes ja vabrikuhoonetes. Ka seesama Steve'i ja teiste kunstnike kodu Tallinnas jätab sanitaarsete tingimuste poolest leebelt öeldes soovida, ent kunsti tegemist need olud ei segavat. I spent a year on this piece here. I can show you real fast here. It's all right, stay there. Here's what I came up with is like, okay, I've been working with this foam stuff for a while, this spray foam. So I thought, okay, what if I spray this foam on the surface and then sand it down some, and then I can paint it, and then I press it on here. You can see here, Peale Steve'i on selles majas veel 7 püsiasukat. Kõik tegelevad loometegevusega. Maja esimesel korrusel on kunstnike ateljeed ja eluruumid. Teisel korrusel aga maasikas. Galerii nimega Metropol, mis pakub alternatiivi ametlikule kunstielule. Näitused vahelduvad iga mõne kuu tagant ning nendega tutvuma on oodatud maja teisele korrusele kõik huvilised. See galerii on täiesti nagu mitte ametlik selles osas, et me teeme nagu nii-öelda õhinapõhiselt juba pikalt. Piletiraha me nagu ka ei võta, kuna siin majas ongi nagu kunstnike ateljeed, et siis see ongi nagu selline galerii pidamise vorm, kus nagu need kunstnikud, kes siin majas toimetavad, peavad seda galeriid nagu ise põhimõtteliselt nagu enda rõõmuks. Tegevusi toimub selles kommuunis aga palju. Inspireerituna Eesti kaasaegse kunstimuuseumi asutatud kunstiauhinnast Köhler Prize jagavad ka galerii Metropoli kommuuni liikmed omakeskis välja Führer Prize'i. Meiega on nõus veel jagama enda tegemisi kommuuni pikaaegne liige Taave Tuutma alias poeet Tuutu. Ka tema kui loomeinimese amploa on lai. Viimasel ajal on poeet Tuutu asunud kommuuni liikmetele tsirkust korraldama. Istusime siin jälle koos ja mõtlesime, et aga teekski tsirkust. Mis me muud ikka teeme ja mõtlesime välja sellise tsirkus kunstteater
põleva kaelaga kirjak. Meil on ainuke tsirkus, kus on freak show. Meil oli habemega naine, meil on näkk, meil on igast laulev leierkast. Enne leierkast oli laip. Ja laulev raibe. Igatahes tegevusi Metropol Galerii kommuuni liikmetel jätkub. Kellel endilegi pakub säärane kunstielu alternatiivne pool huvi, tasub Vana Kalamaja tänavalt see 2-korruseline kivimaja üles otsida ja päevasel ajal on oodatud kunsti kaema igaüks. Parasjagu on 2. korruse galeriis väljapanekul elupõlise meremehe Viljo Anslani mälestusnäitus. Kommuuni asukad ütlevad, et siin elamise eest nad mingit krõbedat üüri maksma ei pea. See maja kuulub muinsuskaitse alla ning selle omanik on Liisa Pakosta. Endine Muinsuskaitseameti peadirektor, praeguse Riigikogu koosseisu liige Liisa Pakosta ütleb, et selles majas tasuta elupinna pakkumine on osa tema heategevusest Eesti kunstimaailma suhtes. Ma olen väga rahul sellega, seal on tõesti käinud ka ju väga palju rahvusvahelisi külalisi ja tegelikult ootamatult on sellisest 19. sajandi lõpu, 20. sajandi alguse Pariisi kannatavatest kunstnikest saanud siis Eesti variant, et need tingimused on seal ju väga spartalikud. Lähitulevikuks Pakostal plaani selles hoones ümberkorraldusi teha ei ole, nii et Eesti kõige kauem tegutsenud kunstnike kommuun saab rahus veel vähemalt mõnda aega Kalamaja kandis loometööga jätkata.